kui meie olime esimesel kursusel, siis sai just see Kleeni lossi renoveerimine lõpetatud ja seal algasid siis need peod, eks ole, ja peod olid ikka reede õhtud ja laupäeval oli vaja kooli minna veel, et laupäeval kell 8 hakkasid tunnid. No see oli tegelikult sügav nõukogude aeg, võib öelda, eks ole, et ja külma sõjaaeg, aga eks me vanematel oli raskem kui meil tegelikult, sest meie olime ju noored ja nii-öelda tudengid, eks ole, kellel ei ole nii palju muresid. Aga jah, eks ta oli keeruline periood. Kõik ju mäletasid veel seda esimest Eesti Vabariiki ja vanemad ja vanemad ikkagi meenutasid seda kogu aeg, kui me olime oma perega koos. Nii et eks oli raske just vanematele. Toona oli ju natuke teistmoodi koos ülikooli elu, et siis oli vaja ju astuda sisseastumise eksamitega, eks ole, et ei saanud nii nagu praegu, et ma riigieksamite tulemusena võetakse sind vastu, et toona oli vaja õppida ja meid juba koolis nagu valmistati ette selleks, et kui te tahate minna ülikooli, siis tuleb ka need sisseastumise eksamid ära teha, eks ole. Meie puhul ei olnud see nii hull, ma mõtlen just tüdrukute puhul, aga noormehed, neid ootas ju ees nõukogude sõjavägi, eks ole, et see motiveeris väga. Nii et kui tahtsid saada ülikooli sisse, siis pidid kõvasti pingutama. No vaat meie ajal, ma tean, et noormeestel ikkagi tiksus kuklas ka see teadmine, et kui sa oled abielus ja sul on 2 last, et siis sind ei võeta esimeses järgus, eks ole, sõjaväkke, aga teistpidi kaitses sind selle sõjaväe eest ka edukas õppimine ülikoolis. Mis tähendas, et tudengipõlves, kui sul kõik oli hästi iga sessiooni jooksul ära tehtud, siis sind sõjaväkke ei võetud. Ja muidugi teistpidi, kui sul oli juba kõrgharidus, eriti inseneri valdkonnas, siis oli ka, kui kordusõppustele võeti, siis olid see ikkagi natuke teises positsioonis, kui see alustaja, algaja sõdur, eks ole, et selles mõttes oli eluliselt oluline, et sa õpid ja saad nii-öelda positiivsed hinded ja liigud edasi. Minu valikuid tegelikult mõjutas hästi palju minu isa, kes oli ise insener, ta eriala oli toona teed ja sillad, mis tähendas, et tegelesi ehitusvaldkonnaga. Aga kuna tema oli see põlvkond, kes tuli ikkagi läbi Siberi, tema sai 25+5 selle eest, et karistuseks või tähendab põhjuseks öeldi, et on mõtteline kodumaa reetmine. Et no kahjuks see mõjus talle nii palju, et gümnaasiumi pidin ma juba ainult emaga olema, et isa lahkus hästi varakult. Aga tema mõjutas mind ja nüüd juba ka mitmel moel, et esiteks inseneeria reaalained, need mulle väga meeldisid. Aga teiseks siis ma hakkasin mõtlema ka seda, et kuna me olime emaga kahekesti, et siis oli lihtsam kodus ehk Tallinnasse jääda, eks ole ju. Ja seetõttu esimene ja ainukene mõte oli mul tehnikaülikool. Ja siis hakkasid need erialavalikud juba, et poolt ja vastu, mis rohkem nagu minule nagu sobisid. Ja siis ma valisin keemiateaduskonna, toona oli keemiateaduskond ja seal oli selline eriala nagu keemiatööstuse põhiprotsessid ja keemiaküberneetika. Hästi pikk ja tark nimetus, eks ole. Ja sinna ma läksin ja meid oli 30 tudengid rühmas. Ja mis motiveeris edasi, oli just see rühmavaim. Et toona olid need õpperühmad, eks ole, et meid võeti ühiselt vastu ja me liikusime läbi kogu õppe koos. Mingid valikaineid toona ei olnud, et sul oligi, eks ole, ette antud ained, mida pidi sa liikusid kursusest kursusesse ja see rühmavaim, et maas lammajaid maha ei jäetud, eks ole, et ikkagi kõik võeti kaasa, aidati, toetati, et see oli hästi vägev. No näiteks, kui hakkas keegi seal, ütleme, kontrolltöödega hätta jääma või oli mingi projektiga probleem, et siis aidati. Tulidki sõbrad, kes ütlesid, et kuule, teeme koos või et ma seletan sulle. Et mina ise olen ka väga tänulik mitmele grupivennale, kes mind tõesti hästi palju aitasid, õpetasid sõna otseses mõttes neid asju, millest ma aru ei saanud. Ja meid oli tegelikult nii, et 25 noormest ja 5 tüdrukut, et meil saime ka palju abi oma grupivendadelt, kui me seda vajasime. Et selles mõttes see tugi oli mitte see, et sulle oleks ära tehtud, vaid see, et sind tõesti õpetati. Ja tegelikult on väga palju sarnasusi ja ma nüüd ise õppides, eks ole, just nimelt mul doktoritöö oli ju lausa inseneripedagoogikas ja õppides kõike seda, mida praegu soovitatakse teha, tagasi vaadates minu õppejõud tegid kõike seda ka. Ehk et mul oli muidugi ja meie põlvkonnal vast oli see õnn, et meie õppejõud olid
esimese Eesti Vabariigi ajal nii-öelda käinud välismaal õppimas, et minul mitmed professorid olid Dresdeni Tehnikaülikooli näiteks lõpetanud ja see õppetöö oli niivõrd huvitav, et see oli väga praktiline. Vot inseneerias on ju see eripära, et see ongi rakenduslik ja praktiline, eks ole, eriti toona. Nüüd vahepeal nagu on tahetud, oli periood, kus taheti, eks ole, teha, et hästi teaduspõhine. Muidugi ta on teaduspõhine, aga ta on ka praktiline, sa pead ka ise oskama teha, eks ole. Ja hästi palju oligi meil praktilist õpet, projekte, probleemi lahendus oli pidevalt, sest meil olid tõesti erinevad sellised laboris tekkivad probleemid kuni selleni välja, et meil olid lausa selliste eluliste ülesannete lahendamise sessioonid, kus me lahendasimegi oma erialaga seonduvaid tööstusprobleeme, eks ole, et sellised asjad kuni tööstuspraktikani välja. Ja mis toona oli, teistmoodi oli ka see, et õppejõud pidid iga 5 aasta tagant ise stažeerima ettevõttes. Ehk et nad ei olnud nii-öelda sellised steriilsed õppejõud ülikoolis, vaid nad teadsid täpselt, mis ettevõttes toimus. Olen väga tänulik neile, sest lisaks sellele, et nad õpetasid meile arusaamisega õppimist, õpetasid nad meile ka seda päris elu ja elamist ja andsid noortele nõu tihti peale, et see oli täiesti selline ka filosoofiline lähenemine. Kas nüüd mina olen saanud, aga mul on väga hästi meelde jäänud professor Enno Siirde, kes oli tegelikult meie nii-öelda vaimne isa meie valdkonnas, siis konsultatsioonil vahetult enne jaanipäeva toimuval eksamil ütles ta meie noormeestele, et võtke nüüd ennast kokku ja ärge unustage ometi oma neiule Sireliõit kinkimata, sest te olete noored ja ärge õppige kogu aeg. Et midagi sellist käis pidevalt läbi nende õpingute, et anti ka sellist heatahtlikku nõu. See oli vist 3 aastat tagasi, me ikka keskelt läbi 5 aasta tagant saame kindlasti kokku. Vahepeal on sellised erinevad väiksemad rühmitused, kes mingil põhjusel kogunevad, aga kokkusaamine on ikka iga 5 aasta tagant, jah. Me tahame kokku saada, me tahame teada, kuidas on läinud, kuhu sa oled jõudnud, et meil on selline reegel, et sa tuled ise ja võtad kaasa kõik oma fotod oma lastest, lastelastest, oma perest, räägid, kuidas sul läheb, et igaüks nagu räägib ise endast, et selles mõttes on selline hästi kokkuhoidev kogukond, jah. Valikuid oli ju tegelikult palju, sest toona lõpetades, me olime kõik noored, eks ole, sul oli võimalus siis pingerea alusel valida omale suunamine, sest meil ei olnud nii, et head teed, eks ole, et kõik teed on valla, vaid meil oli suunamine, mille tulemusel siis pidid, minu arvates oli see 5 aastat, kus sa ühes kohas pidid töötama ja alles siis said sa nii-öelda vajadusel või soovi korral teha oma valikuid. Nii et see suunamine käis siis nii-öelda viimase kursuse lõpus, kui tulemused kõik olemas olid ja nii mõnigi minu grupikaaslastest tegi sellise valiku selle järgi näiteks, et ettevõtte kuskil Eestis Tallinnast väljas andis sulle 3-toalise korteri. Et ka see oli see, mis nagu valikuid mõjutas, eks ole ju. Aga ma olen igavene üliõpilane, et mul oli võimalus valida ka meie siia Tehnikaülikooli oma toonasesse kateedrisse, nagu me siis nimetasime neid allüksusi. Ja alustasin ma tegelikult päris nii-öelda nullist või esimeselt astmelt, et vanem laborandi koha pealt liikusin edasi inseneriks, teaduriks, siis õppisin edasi, olin aspirantuuris, ehk et ma hakkasin mööda seda redelit siis tulema. Et põhimõtteliselt ma ei saanud selleks kaasprofessoriks, kes ma praegu olen, vaid ma ronisin mööda redelit ülespoole samm-sammult. Oli küll, aga ma ütleksin päris ausalt, et me ju käisime iga aasta tööstuspraktikal. Toonane tööstus oli absoluutselt teistsugune kui praegune, eks ole. Ma olen käinud praegu ka paljudes tööstusettevõtetes, seal on automatiseeritud robotid, kõik on puhas, läigib, särab, aga toona ei olnud see nii, eks ole. Ettevõtted olid natuke teistsugused, nõukaaega oli mõjunud ka Eestile. Ja teistpidi mul oli ka see soov, et ma nagu tundsin, et ma tahaksin jagada, kuigi mul ei olnud veel midagi palju jagada, eks ole, nii palju kui ma 5 aasta pealt, toona olid 5-aastane õpe, eks ole, et palju ma siis sealt nii-öelda omandasin, aga mulle meeldis õpetamine, jah. Jah, et meil tegelikult oli see võimalus, et pärast 3. kursust vist oli, kui ma õigesti mäletan, võimalus minna Prahasse, sest meil oli mingi koostöö, sõprussuhe Tšehhi tehnoloogiaülikooliga ja siis sai nagu sõita Tšehhimaale teatud tudengid, muidugi sa pidid jälle selle sõela läbima. Mina toona minna ei saanud, sest mul ema oli haige ja kahjuks ma jäin siia.
aga meil oli ju hästi palju võimalusi selles mõttes, et me pidutsesime, meil ei olnud ikka kohe üldse mingeid pidureid, et ka reedeti ja laupäeval me olime koolis. Nii et kui meie olime esimesel kursusel, siis sai just see Kleeni lossi renoveerimine lõpetatud ja seal algasid siis need peod, eks ole ju, ja peod olid ikka reede õhtut ja laupäeval oli vaja kooli minna veel, et laupäeval kell 8 hakkasid tunnid. Ja väga tihti läksime me otse niimoodi sealt treppidest alla, basseinidest mööda ja tulime siia siis tundi. Kell 8 hakkas tund ja vahel olime väga õnnelikud, et mõni õppejõud rääkis niimoodi hästi vaikselt ja ei seganud meid, et siis teiseks tunniks me juba saime päris krapsuks ja siis saime juba edasi õpitud, et peod olid jah, ikka tõesti sellised, isegi mitte diskod, vaid ikka päris ansamblitega, et meil mängisid siin Apelsin, hiljem Rock Hotel, et nende järgi sai siis tantsitud ja pidutsetud, aga suvel oli muidugi üliõpilasmalev, eks ole, et see oli ka see võimalus, kes siis said natuke raha teenida ja mina olin küll üliõpilasmalev, see on ühe suve, sest mul avanes pärast võimalus käia tööl Tallinnas ja sain nagu korralikku palka, et siis nagu need valikud ikkagi olid ka sissetulekute järgi, sest et me küll saime stippi ja see stipp aitas sulle ära elada, sest stipendium oli enam-vähem minu ema palgast umbes pool. Nii et see ikkagi täitsa andis sulle võimaluse ise oma asjadega hakkama saada, et ma ei pidanud nagu vanematelt raha küsima. Ja see natuke andis seda võimalust ka valikuid teha, et mida ja kuidas. Aga ma tean, et minu kursusekaaslased, noormehed käisid ka õhtuti ja vahel ka öösel tööl, et laaditi vaguneid, eks ole, tehti muud selleks, et raha juurde teenida, sest ega see raha ikkagi täielikku äraelamist sulle ei võimaldanud. Ma olen õppinud tegelikult muusikakoolis veel lisaks oma gümnaasiumi kõrvale ja ma siin Tehnikaülikoolis laulsin naiskooris. Ja meil oli ka kursusekaaslastega selline väike ansambel, kellega me siis ka vahel oma grupikokkutulekutel või ka ülikooli üritustel laulsime, nii et selles mõttes aktiivselt sai tegutsetud küll, et tegime sporti ja laulsime ja olime hästi aktiivselt siin nii-öelda osalemas kõiges, mida pakuti tegelikult ülikooli poolt. Tegelikult igavene üliõpilane vist, sest ma õpin ju kogu aeg, ega see, et ma õpetan, tähendab seda, et ma õpin veel kahekordselt. Ma arvan, et see unistus oli, ta ju tegelikult liikus vastavalt minu enese arenguga edasi, eks ole, et kui ma olin koolis, siis ma mõtlesin, saaks ometi selle kooli läbi, küll siis läheb elu ilusaks, eks ole. Siis ma mõtlesin, et ma tahaks tegelikult ikkagi minna ülikooli õppima, see unistus liikus siis ülikooli peale, kui ma siia sisse sain. Ma mäletan seda, et ma tulin siia ülikooli, toona olid ju kõik need tulemused avalikult välja pandud, eks ole. Ja ka meie eksami tulemused rippusid dekanaadi kõrval teadete tahvlil, mis motiveeris õppima, sest jube piinlik oli, kui sul nime taga mingi läbikukkumine või halb hinne oli. Aga ma mäletan seda päeva, kui ma jalutasin siia vaatama neid hindeid, ma elasin Kadriorus toona ja sisse saamist, et kas ma sain sisse või saanud ja kui ma nägin oma nime seal sisse saanute seas, siis ma olin nii õnnelik, ma läksin jala Kadriorgu. Ja terve tee mõtlesin kogu aeg, et mis nüüd saab ja kuidas ikka see elu edasi areneb. Aga jah, ma ütlen, et minu jaoks need unistused kogu aeg natukene kaugemale nihkunud, et mul ei olnud kunagi selliseid piirituid unistusi või selliseid selliseid utoopilisi unistusi, sest toona ei olnudki, ma arvan, meie ühiskonnas selliseid võimalusi, aga ikka jah, muidugi tahtsin ma ka töökohta ja peret ja ikka sellised unistused, nagu ma arvan kõigil noortel. Ma arvan, et see on sõltumata ajastust, see armastus on ikka ühesugune, et see on keemia, see on see, kellega sulle nagu meeldib koos olla ja kellega sa tunned ennast hästi ja turvaliselt ja see on usaldus ja see on vastastikune austus, et selles mõttes see oli ikka selline püha asi ka meil, kui me olime noored, eks ole, et ma arvan, et kui sa leidsid kellegi, kes oli nagu sinu inimene, eks ole, siis sa püüdsid teda hoida ja kogu seda suhet ka kaitsta nagu väikest linnupesa, eks ole. Neid oli iga nädal ja iga kuu, et meil oli tegelikult sellised krutskivennad meie kursusel, et kui juba nagu asi tasanes ära või muutus liiga rahulikuks, siis leiti, et uus põhjus.
et näiteks oli meil ükskord terve talv suhteliselt kehv suusailm, siis 3. ühika all oli toona suusalaenutus, et siis sõideti näiteks 3. ühika treppidel aja peale suuskadega. Või oli siin kihlveod grupivendade vahel, et kui oli väljas 20 kraadi, siis üks lubas, et tema magab terve öö telgis, mille peale siis ülejäänud seltskond oli nii-öelda vaatlejad, et ta kindlasti sealt telgist välja ei tuleks ja siis ta magas kuni hommikuni seal telgis, pärast tegi hommikuvõimlemist ja selle eest siis sai nädal aega nende grupikaaslaste käest tasuta lõunasöögi, kellega ta kihlvedu vedas. Või oli meil näiteks Tartu maratonile minek, aga siis otsustati, et aga miks me läheme Tartu maratonile, kui me saame ka siin teha seda sama maratoni. Ja siis sõideti ümber Harku järve, kus juures siis telgis oli nii-öelda toetav personal, kes siis keetis punši, aga sellel personalil läks lõpuks sassi see ringide lugemine. Nii et ma arvan, et tehti vist rohkem ringe, kui vaja oleks olnud. Et eks see tudengi elu oli ikka toona hästi lõbus. Ja meil ei olnud muresid, meie vanematel olid mured.